No nii, head sõbrad, Delfi TV-s täna siis kella 10 saadik oleme teinud siin programmi väikest laval. Väga palju spordinimeste sisse polegi jõudnud, aga laval oleme olnud, nii et 9. korda rattalaat ja endiselt laagri Škoda keskuses. Meil on viimane külaline laval ja mul on hea meel tervitada siin meest, kes on laulnud sisse ilusad sõnad Lilleka rohus, Indrek Summer-Raadik. Tervist, tervist. No nii, Inspois on minule ootamatult on see mees läbi ja lõhki spordimees ja esimesest aastast peale. Nii on, et kuidagi ma arvan, et see generatsioon, kes on sündinud seal 75. või ütleme isegi 70. ja 85. aasta vahel, et nende tegevused olid rohkem suunatud õue ja igasugustele liikumistele, asjadele, treeningutele. Et kui ma täna vaatan võib-olla siin oma õepoega, kes on 84 aastal sündinud, siis ma küll püüdsin temale süstida igas mõttes igasuguseid sportlikke süste, et hakkaks millegiga tegelema, aga läks see spordipisik ja sool temast nagu mööda, et tema lõpetas siis sellega, millega ma 91. aastal alutasin muusiku karjääriga, et täna on ta siis Eestis üks hinnatumaid kitarriste, et selles mõttes, aga sport on kuidagi hingelähedane minule olnud ja ma täna püüan oma lastesse seda samamoodi süstida. Ja vist kuidagi teisiti ei olegi seda parem teha kui eeskuju näidates. No, ütleme nii, et see eeskuju taak on Eesti mõistes päris selline tegelikult raske, aga samas ütleme nii, et jällegi perepeane isana sa pead olema iga päev eeskuju. Et sa võid vigasid teha, aga sa pead ikkagi lõppude lõpuks lapsed juhtima nii-öelda õigele teele, suunama neid. Ja ma usun, et tänase päevani või kui ma täna vaatan tagasi oma lapsevanema karjäärile, siis ütleme nii, et esimene ei ole aia taha läinud, et teeb sporti ja teeb tublit sporti. Sa oled selles mõttes, Indrek, kõva mees, et sa oled 4 lapse isa. Nii on, et ja mitte lihtsalt 4 lapsed, 4 poisi isa. Et minu peres on niimoodi õnnelikult läinud, et on 4 poisslast, vanuses 15 kuni siis, kõige noorem saab kohe 5. 2 tükki jäävad sinna vahele siis 7 aasta vanustena, et kõik tegelevad ujumisega. Ja ma loodan, et sealt ujumisest tulevikus vast äkki leitakse mingisugune teine spordialal veel. Aga kui lastest rääkida, siis tegelikult on ikka nii, et kõik ikkagi ühe vitsaga ei ole löödud, ehk et kui 3 sporti teevad, siis üks kindlasti on kunstnik või saab kunstnikuks, nii et... Seal on see asi, et mu abikaasa vanaema, kui poisid kaksikud sündisid, siis ta ütles, et sellest mehest tuleb tark mees ja sellest saab sportlane. Ma isegi ei tea, mille järgi ta seda vaatas, aga kui ma täna nagu neid poisse vaatan, siis nad on 7-aastased, siis tundub küll, et ühel on seda spordisoolikat on nagu natukene rohkem. Ehk tal tulevad trennis asjad palju loomulikumalt välja, ta nagu võtab lennult asju. Teisel jõuavad need asjad natukene aeglasemalt kohale. Aga ütleme nii, et mul vähemalt hetkel on küll selline tunne, et ega sealt vist väga kunstimehi ei tule. Kuigi vanem poiss siin katsetab ja tegeleb siis ka sellise muusika loomisega, siis aga ütleme nii, et need otsingud on päris huvitavad, mida ma kuulnud olen. Ja siin ka erinevatele sõpradele, kes muusikaga tegelevad, ütlevad, et päris omapärane lähenemine. Aga sellest kõige väiksemast ma isegi ei oska öelda, et see on alles selline kraade ja kui tal on ees 3 venda, siis ta peab alati neist parem olema. Et ma ei välista üldse seda, et see viimane võib võib-olla kõige sellisem sitkem ja kõige hullem nii-öelda spordivana tulla, kelle öeldakse, et nüüd jookse, siis ta jookseb ja niimoodi, et nina verist välja, et ninast tuleb verd.
Indrek, aga jõuame siis täna rattalaadal oleme rattaspordi juurde, et sa ka ikkagi ratas käekirja alustanud, et oled kõva pallimängude mees ja nüüd oled jõudnud rattamaailma. Et kuidas siis rattasõidu algus ja kui me näeme siin mehi särkides ja särgi peal on uhkelt Gran Fondo ja seal nurgas näen Gran Fondot, et räägi siis enda karjäärist ja räägi, mis asi see Gran Fondo sinu jaoks on? No rattasõidust, kui üleüldse rääkida, siis rattasõidu juurde ma tegelikult nii kummaline, kui sa ei ole, jõudsin läbi motokrossi treeneri töö. Ehk motokrossi juures on hästi tähtis aeroobne vastupidavus ja Ameerika treeneritelt koolitusi võttes hästi palju oli igas koolitusest käis läbi jalgratas, maanteesõit, jalgratas, maanteesõit. Ja ehk me siis oma õpilasega ühel hetkel need maanteerattad siis soetasime ja hakkasime sõitmas käima. Küll siis meie koostöö aasta hiljem lõppes. Motocross on teadupärast nagu väga kallis ala, lihtsalt rahad said otsa. Aga ütleme nii, et see töö, mis me tegime, see oli päris viljakas ja hea ja arendav. Ja mina jäin kuidagi selle rattaga sõitma. Ja motocrossi juures ma olin ka tegev sellises motocrossi klubis nagu Red Moto. Ja Red Moto juurde tekkis siis selline huvitav rattaklubi nagu Red Bike. Ja sai seal sõitmas hakatud käima ja nii huvitav, kui see ka ei ole, et ma tegelikult täna vaatasin oma treeningpäevikutesse, siis minu esimesed rattatiirud on tehtud 7 aastat tagasi maanteel. Ehk mul nüüd kohe on algamas 8. hooaeg ja ma päris huviga ootan seda. Ja selle ütleme nii, et see minu jaoks selline võib-olla natukene zen teema, et kui ma olen rattaga maanteele trenni tegema, siis ma olen oma ette, kui ma käin üksi sõitmas või siis kui me käime grupiga sõitmas, siis saab nii-öelda mõnusalt juttu ajada. Ja loomulikult see Gran Fondo sõit on üks täpselt just seesama zen teema, et sa näed neid inimesi, keda sa võib-olla terve suve jooksul ei näe ja siis sa räägid nendega juttu ja tegelikult see vahemaa Tallinn-Tartu 240 kilomeetrit päris piisav aeg, et võib-olla aasta otsa neid sõpru jälle mitte näha. Et kõik jutud saavad räägitud ja järgmiseks aastaks on jälle midagi rääkida. Aga see on hästi mõnus sõit ja see Gran Fondo, see formaat, et ta nüüd ma saan aru, et järgmisel aastal me sõidame Tallinnast Tartusse, sellel aastal me tulime Tartust Tallinnasse. Et see vahelduv alguspunkt, ma arvan, et on ka hästi huvitav. Kas sinu jaoks see Gran Fondo formaat on see ju, nagu sa ütlesid, et sõpruskonnaga mõnus ajame juttu ja kõik jutud saavad räägitud ja ei peagi rohkem nägema kui järgmisel Gran Fondol. Aga sa oled tulemuse peale ka ju ikkagi sporti teinud, kas paned vahepeal tulemuse peale ka? No ütleme nii, et see Gran Fondo on puhtalt mitte tulemuse peale, et see on ju, nagu ta nii-öelda on läbi aegad olnud, lõbus, mõnus, koos veeremine, ühtsetes vormides. Et seal sellist sportlikku nii-öelda elementi minu jaoks ei teki. Aga no, ütleme nii, et ma sõidan siin Eestis ka ühte teist sarja, olen suvel kaasa sõitnud, kus see sportlik nii-öelda element on sees ja ütleme nii, et ega kui pauk käib, siis on nagu see, et siis katus lendab. No. Et siis on vaja panna, no ja paned siis nii kaua, kui paned, kuna minu see rattasõidu kogemus ja võistluste kogemus on nii väike, siis ega ma väga pikalt nende esiotsameestega ei pane. Küll on ka helgemaid hetki olnud siin sellel aastal ja ka eelmisel aastal, aga noh, ennem lõppu, ma ei tea, jänespüksis või kuskil vahel, et olles näinud meie profide nii-öelda kukkumisi, siis ma ikkagi käin igapäevaselt tööl ja mul on perekond. Ma ei saa lubada seda, et ma kuskil finišisirgel kellegiga risu panen ja veedan oma järgmised 2-3 kuud kuskil haiglas. Et ma ei saa sellist asja lubada. Indrek, aga sa oled ikkagi bändimees ja bändid enamasti esinevad õhtuti. Ma mõtlen just seda, et kuidas sa enda jaoks siis selle nii-öelda päevaplaani või nädala programmi teed. Sul on 4 last, sul on bänd, mis vajab tegemist, raha vajab teenimist, enamus esinemisi õhtuti, rahvas paneb pidu, teie lähete peale ja samas sa hommikul tahad trenni minna, ma ei tea, poisid tahavad hommikul mängida.
kuidas sina neid plaane teed? Ega tegelikult ma arvan, et ma võib-olla äkki sellise logistikuna saaks võib-olla isegi hakkama, et kui natukene harjutada. Aga ma võin sulle nii-öelda öelda, et see 2017 aasta Grand Fondo, mis sõideti siis Tallinnast Tartusse, et ma jõudsin, mul oli eelmisel õhtul oli Saaremaal kontsert, ma jõudsin viimase praamiga koju, ma arvan, et kuskil kell 3 magama ja hommikul kell 7 oli juba ju vabakalt start vist või 8. Ega ma väga magada ei saanud. Ja ütleme nii, et seal 180 kilomeetril oli, siis käisid peast mõtted, siis juba sõpradega juttu ei rääkinud, sest kurat, et no miks ma teen seda, mille pärast ma ennast killin ja miks, neid miks oli nii palju. Aga siis tuli üks hästi huvitav tüüp, sõitis kõrvale, küsis, kuidas on? Ma ütlesin, et ma ei tea, jumala pekkis, ma ei jõua enam sõita. Kuule, näed, mul on siin üks hea keel. Ja võta, näed, siin on üks batoon ka. Ja vaatas otsa ja vaatasin, et sellel tüübil olid nagu silmad olid nagu punased. Siis mõtlesin, pekki küll, ma ju ei... Kurat, ma ju sõidan selle lõpuni ära rahulikult. Keel, batoon sees, sõitsime lõpuni ilusti ära. Aga eks see nagu nõuab natukene nii-öelda enesekontrolli. Nii kontserdile minnes, kontserdile tulles ikkagi tuleb ennast jälgida. Õnneks mul on väga head sõbrad ja toetajad, kes on mind siin läbi aastate toetanud teatud vidinatega, et jälgida oma und, oma nii-öelda südametööd, kõiki asju. Eks ma ikkagi olen püüdnud igal aastal käia ka tervisekontrollis, et siiamaani, vabandust, on kõik nagu okei olnud. Aga tahad öelda, et ükski asi ei jää tegemata, kui teha sporti nii, nagu sina teed, oled läbi aja teinud, oled bändimees õhtuti peale, 4 last kasvatada, kõik tahavad tohutult palju energiat saada, tähelepanu. No ma arvan, et kui sa nii küsid, siis ma ütleksin, et tegemata jääks võib-olla see asi, mida tegi meil see Tartu ära, need ultratriatlonid. Aga ma arvan, et igasugused muud asjad, et siin on neid sama see Triismaili klubi ju teeb need Ironman'e, eks. Et siin on ju neid nii-öelda siin Raivo ja Tamm, kes ma ei tea isegi, kas ta nooruses niikuinii on mingit sporti teinud. Pikki aastaid kindlasti mitte enam. Siis üks muusik, kellel ikka leek oli nii tugev, et see ütleme nii, et kui see oleks teise maailmasõja ajal see leek olnud, siis sakslased võib-olla ei oleks neid leegiheitjad pidanud välja mõtlemagi. Et ma arvan, et siin Eesti tingimustes ma arvan küll, et siin võib kõike teha, jah. Indrek, kui sa nii räägid ja sa räägid meestest, kes reaalses elus on kõik selle läbi teinud, et mul tuleb meelde ka Raivo, kes ei maganud enne Ironmani praktiliselt mitte üldse. Ühel mehel küll nimesi ma ei nimeta, läks küll kõht lahti, aga enamasti on need mehed selle asja ära teinud. Sina praegu räägid ja oled ise teinud selliste nii-öelda suht pehmode meeste sõidu läbi. Kus ei panda kellagi käima ja nüüd sa räägid, et Ironmaniga saad hakkama. Mina ei usu seda. Sa ei usu, et ma selle ära teeks? Mina küll ei usu, sellepärast, et see on ju tavaliselt tuleb seda ikkagi tõendada ja mees tõendab seda tegudega. No aga mina ei tea. Teil on seal olemas M-suuruses särka. Tooge mulle see särk ja ma ütlen, et ma teen selle pool Ironmani järgmine aasta ära. Ja ma ausalt öeldes ma olen isegi nii enesekindel, et vaadates nii-öelda tagasi nii-öelda siis ma arvan, et sportlase Okei, davai. No nii, kokku lepitud. Head sõbrad, kes siin on? Kokku lepitud. Et ma arvan küll, et ma olen nii-öelda nendest eelmistest hea tahte saadikutest, siis, kes on olnud kas Grand Fondol või siis ma lähen teen selle ära. Ja ma teen paremini ära, kui nemad on seda teinud esimese korraga. Ja ütleme nii, et ma tänu sellele, et ma olen eelnevalt sporti teinud, siis mul igasugused magamata ööd, lahtised kõhud ja need asjad on juba ära olnud. Ma arvan, et ma saan rahulikult magada ja pekki, ma teen ära raudselt. Ei ole midagi. Nii et kokku lepitud, ma tulen pärast läbi ja ma panen oma nime kirja. No nii, Indrek, kohtume Otepääl 2019. Teeme nii.
ja ma ikkagi kutsuks, kes ei ole ennast Grand Fondale kirja pannud, tulge sõitma, et saab kindlasti huvitav sõit olema see aasta. No nii, hea Delfi vaataja, meil on peaaegu kõik läbi, kella 16 käib rattalaat. Aitäh kõigile, kes te vaatasite, tulge startima, tulge sportima, tulge liikuma ja võtke vastu ka väljakutseid, nagu Indrek praegu seda siin tegi. Nii et ma arvan, et Indrek muidugi ei tea, mida ta tegi, aga nagu ta ütles, tema jaoks on kõik see, mis teiste jaoks on ees, on juba selja taga. Nii et saame näha igal juhul. Rattalaat kestab veel kella 16-ni.